Tere päevast, head vaatajad, kuulajad jälgima saadet Julgeolek täna. Meie tänase saate teemad on Kaitseväe aastaraamat ja sõda Ukrainas, mille käigus räägime natuke ka selle mõjudest Iraani sõjale ja vastupidi. Stuudios nii nagu ikka on julgeolekueksperdid Meelis Oidsalu ja Erki Koort. Julgeolek täna alustab. Alustame ajaloost. Kes minevikku ei mäleta, see pidi tulevikut elama. 5. mail 1934 vahistati Tallinnas 24 vapsi, kes oli meeleavalduse korraldanud. Vapsid olid vabadussõdalased, et lihtsalt mainin sõbra jaoks. 36. aastal on uudis, et Tallinna Harju prefektuuri politseijaoskonnad varustati pisargaasi püstolitega. Kui tänapäeval on päris palju räägitud, eks viimastel aastatel taserite kasutusele võtmisest, siis toona pisargaasi püstolid oli suur kuum teema. Maailmas 5. mail 1764. aastal asutas Katariina II Peterburi saadlineidude kasvatusseltsi Smolnõi. Sina oled Smolnõis käinud? Kahjuks ei ole. Kas ei ole Smolnõis käinud? Mina olen Smolnõis käinud ja näinud. Meile näidati Lenini tuba ja giid oli väga rahutu, et meid see väga ei huvitanud. Tütarlaps ei näinud seal? Tütarlapsi seal ei näidatud. Ei on isegi mannekeenide kujul neid. 1918. aasta 5. mail vallutasid Soome valged siis Viipuri ja sellega lõppes Soome kodusõda. Punased põgenesid Petrogradi toonase nimega. 1933 olid Norral valdused Ida-Gröönimaal ja kuulutati need Haagi alalise rahvusvahelise kohtu poolt õigusvastaseks ja Norra tunnistas seda ja andis oma valdused üle Taanile. Taanist sai sellest alates siis tervenisti Gröönimaa valitseja, haldaja. Et Norra võiks ka mingisuguse nõude esitada. No loodame, et Donald Trump seda skeemi ei loe kuskilt ajalooraamatust ja ei hakka kasutama. 1945. aastal leidsid Nõukogude sõjaväelased Berliinis riigikantselei aia mürsulehtrist Adolf Hitleri ja tema abikaasa põletatud surnukehad ja samal aastal, samal päeval siis lõpetas Šveits diplomaatilised suhted Saksamaaga. 5. mai Berliin oli juba vallutatud ja Šveits otsustas siis suhted Saksamaaga lõpetada. Et nende lemmik Saksa poliitik sai surma ja sellepärast lõpetasid? Tundub nii. 1989. aastal kuulutati okupeeritud Lätis läti keel riigikeeleks. Et oluline tärmin kindlasti meie vabaduse teel. 6. mail 1923 leidsin sellise asja, et kindral Laidoneri nimeline invaliidide kapital korraldas invaliidide päeva. Et toona nimetati sõjaveterane niimoodi, et see oli vabadussõja aegsete sõjaveteranide ühing tegelikult ja siis seda nimetati invaliidide ühinguks. No Karoliin Illenseri fond on praegu no see on lastele suunatud on ju. See oli põhimõtteliselt veteranide päev oleks võinud olla ka 6. mail, mitte Jüri päeval, mis Jüri ülestõusu aastapäeva ikkagi niimoodi varjutab jah, kahjuks. 36. aastal algas siis 25. mail lõppenud teine vabadussõjalaste protsess sõjaväe ringkonnakohtus. Kohtu all oli 154 inimest, keda siis süüdistati riigipöördes ja mitmed neist pagendati. Peategelastele mõisteti 20 aastat sunnitööd. 1946. aasta 6. mail otsustas Nõukogude Liidu relvajõudude kindralstaap saata laiali Eesti kaardiväe Tallinna laskurkorpuse, aga kuni 56. aastani lasti väidetavalt siis enamikul kutsealustest teenida Eesti pinnal, et neid ei saadetud muudesse Nõukogude Liidu osadesse. Ja 2025. aastal rubriik Oidsalu kirjutab. Ma tänan. Pimelask Ukrainas ehk arutelul oli, et peaminister Kristen Michal oli siis teatanud, et Eesti võiks saata 150 sõdurit Ukrainasse tagama julgeolekut siis brittide ja prantslaste juhitud koalitsiooni raames. Mäletad, et selline arutelu nüüd on juba uus operatsioon, et Margus Tsahkna läheb Hormuzi varsti avama. 150 sõduriga ühe laevaga vist oli juttu või midagi sellist. Maailmas 1223. aastal Sverrini Graf vangistas Taani kuninga Valdemar II, kes oli mäletatavasti vallutanud siis Põhja-Eesti. Ja Valdemar II viidi siis vangina Tannebergi kindlusesse, kuna
Sferiini krahvkond oli omakorda vallutatud, et selline asi. 1877 esitas Suurbritannia Venemaale noodi, hoiatades Venemaad kavatsuse eest okupeerida Suessi kanal ja Egiptus. Et ka selline sündmus ajaloost, et Venemaa huvid Aafrikas on olnud ka varasemalt, mitte ainult nüüd. 1366. 7. mail Liivi ordu ja Riia peapiiskopi vahel sõlmiti kokkulepe, mille järgi ordu loovutas Riia linna peapiiskopile ja siis peapiiskop loobus nõudmast ordult vaimulikku kuulekust ja läänivannet. Et tegelikult ordu ja piiskopid Eesti ja Liivimaa aladel ikkagi pidasid päris mitmed kodusõjad maha ja suures osas nendes sõdades osalesid tegelikult eestlased, liivlased, lätlased erinevates formatsioonides. Muide, igasugu ordude järeltulijad osalevad praegugi Eesti avalikus elus. Et siin hiljuti oli Postimehes juttu ka rahvakogust, mis sel aastal jälle toimub natukene teistmoodi. Selle algataja oli ka tegelikult Balti-Saksa nii-öelda pärijate rahaga tehtud fond, kes näitas initsiatiivi ja tõmbas selle demokraatliku iseenesest protsessi käima, nii et need kajad ei ole kuhugi kadunud, need on lihtsalt sümpaatsemad kui varem. 1535 Tallinnas Raekohtu otsusel hukati siis Riisipere mõisnik Johann von Üksküll selle eest, et ta oli oma talupoega piinanud ja puuhaluga surnuks peksnud. 1681 on teada, et Liivimaa maapäev lükkas tagasi Rootsi kuninga siis mõisate reformimise seaduse, mis oleks rüütlimõisate talupojad pärisorjusest vabastanud. Et mõisnikud ei olnud sellega nõus. Nii et nendel on ikka karmavõlg on väga tugev veel, ma lihtsalt mainin. Ja 1923 Tallinna eeluurimisvanglast põgenes 6 naiskommunisti, kes tabati väidetavalt alles 6 aja pärast katsel pääseda mootorpaadiga Nõukogude Liitu. Et selline huvitav sündmus, ma mõtlesin, see oleks ju väga huvitav süžee mõnele raamatule või filmile, et mina ei olnud sellisest sündmusest kunagi kuulnud. Väga aktuaalne tänases Ekspressis või Delfis on ka lugu sellest, kuidas inimesed üritavad Venemaalt varjupaika paluda ja satuvad siis kongi. Mina olin noor kaitsepolitseinik, kui ma pidin tegelema ühe inimesega, kes oli ka 90ndate keskpaigas marssinud Venemaale ja palunud seal toona poliitilist varjupaika, sest ta oli täiesti kindel, et Venemaa on nii suur riik, seal töö kunagi otsa ei saa, elu on palju parem. Aga kelle eest ta varjus siis, kes sinu Erki Koorti peale kaebus? Ei, ta palus poliitilist ja majanduslikku varjupaika, et tal ei olnud väga hästi läinud elus ja ta arvas, et Venemaal on parem, aga venelased teda ei tahtnud ja andsid Eestile välja, et ma ei tea, mis tast saanud on. Ma loodan, et tal läheb hästi. Esimeses maailmasõjas 7. mail 1915 Saksa allveelaev uputas Iirimaa ranniku lähedal Suurbritannia liinilaeva Lusitania, hukkus peaaegu 1200 inimest ja see oli ka üks põhjus, miks siis USA või seda kasutati argumendina, miks USA esimesse maailmasõtta astus. Ja 7. maist on teada ka teise maailmasõja kontekstis Hispaania katkestas diplomaatilised suhted Saksamaaga ehk päev peale Adolf Hitleri surnukeha leidmist. Muidugi Hispaania oli Franco valitsuse all toona, mis oli ju samameelne režiim. Aga Šveitsi puhul oli see ausalt öelda üllatav, et ma arvan, et siin Šveitsi relvadehingute või relvade müügikeeld Ukrainale näitab, et võib-olla see meelsus ei ole sealt kadunud suugi. Lähme edetabeli juurde. Droonide oht Võrumaal, Virumaal ning Soomes. Et taas eksis Eesti õhuruumi siis ilmselt Ukraina droon nii Võrumaal kui Virumaal. Mina sain teate. Said ka kuskil kell 3 öösel või oli? Midagi sellist ja siis tuli pärast teade paar tundi hiljem, et ohtu pole, kuigi ma saan aru, et see droon oli olnud Eesti õhuruumis ikkagi suht lühikest aega, aga teavitus saadeti palju hiljem. Soomlased ka teatasid Excelenskile, et see on aktsepteerimatu, et droonid jõuavad niimoodi, sest ka Soome kaitsevägi teatas, et piiri läheduse tõttu otsustasid nad mitte drooni alla lasta, kuna laskemoon oleks ilmselt pudenenud Venemaale. Kokkuvõttes need episoodid pigem nagu on mind rahustanud.
see on nagu kõlab nagu võib-olla naljakalt ja ma ei tee mingisugust See kõlab kaitseväe tõesti naljakalt. propagandat siin, aga see teadmine, et Ukraina on meie liitlane ja noh, tõenäoliselt sõjaliselt Euroopas, mitte tõenäoliselt, vaid kindlasti kõige võimsam liitlane, on suuteline noh, mõjutama Venemaad nii süsteemselt sügavuses ka, et noh, et võimaliku Balti sõja korral noh, selline lisakäik on väga julgustav, et me praegu lihtsalt peame ära taluma ja lootma, et seal ei tule fataalseid nii-öelda uitamisi siia õhuruumi ja loomulikult Eesti võimud ja Soome võimud ka peavad oma võimeid täiendama ja noh, sellepärast ma arvan, see tuleb ka meile kasuks, kui meil ei oleks olnud korrustedrooni juhtumit mullu augustis, siis me oleksime täna hoopis nii-öelda halvemas kohas ja need tänased juhtumid panevad meid pingutama, et me tulevikus oleksime paremini kaitstud. Seda muide tõendab Balti riikide võrdlus, et Läti on olnud näiteks seire arendamisel meist aasta ees ja seda tingis aasta varasem trauma 24. aasta sügisel. Ja, aga noh, ütleme niimoodi, et sellesama korrustedrooni juhtumi puhul me ju teame, et droon tuli Lätist ja lätlased kas ei märganud seda või andnud sellest vähemalt meile teada. Nad ilmselt poliitilistel põhjustel, sisepoliitilistel põhjustel, kuna nad olid lubanud ebarealistlikke asju pärast 24. aasta septembri juhtumit ja ütelnud, et nüüd kõik droonid võtame maha ja kõik on nii-öelda kaitse on kaljukindel, kompenseerisid üle oma Stratcomiga nagu kaitseväe puhul, mitte ainult Eestis teinekord juhtub. Eestis õnneks seda päriselt ei ole tehtud, eks ole. On õpitud Läti juhtumist ka, aga seal, noh, ütleme Balti kaitsekoostöö ajaloo mõttes on see ikkagi natuke probleemne juhtum. Probleemne juhtum ja ma loodan, et Eesti ja Läti on kokku leppinud nii poliitilisel peaministrite, kaitseministrite kui kaitsevägede tasemel, et sellist juhtumit, kus lätlased teavad drooni lendamisest Eesti suunal ja sellest ei teavita, enam mitte kunagi ei juhtu. Väga suur skandaal on tegelikult sellest, et kas prokuratuur ja kapo kukutasid Ratase valitsuse, et EKRE süüdistab neid, tegemist on siis Kersti Krachti kriminaalasjaga, mis ringkonnakohtus siis Kersti Krachti õigeks mõistis ja mäletatavasti siis see oli algselt osa Porto Franco kriminaalasjast, mis hiljem eraldati. Jüri Ratas on öelnud juba välja, et tema jaoks see Kersti Krachti juhtum ei olnud valitsuse kukkumise põhjus, vaid kukkumise põhjus oli see, et Keskerakond sai kahtlustuse. Ja Kersti Kracht oli üks osa sellest kriminaalmenetlusest. Ja toonane peaminister siis otsustas, et kui erakond ja minu arust oli peasekretär toona oli kahtluse all, siis ta ei saa valitsuses ja peaministrina jätkata, mis tõi kaasa valitsuse kukkumise. Aga sellega seonduvalt on päris pikalt keenud ja keeb edasi jälitusandmet, et kas Eestis jälitatakse liiga palju, kas keegi omab selle üle ülevaadet. Selgus, et keegi omab selle üle ülevaadet, eks siseminister käis neid andmeid nii-öelda kapo komisjonis Riigikogus tutvustamas, aga nüüd on siis järgmine skandaal, et siseminister kas siis keelas jälitusandmete avaldamist või mitte, aga vähemalt kapo komisjon peab teadma, kui palju Eestis inimesi jälitatakse. Ma saan aru, neil ei lubata välja öelda seda, mis on mõnes mõttes jabur, et osa sellest infost võiks olla täitsa vabalt avalik ja varasemalt on minu mäletamist mööda seda ka välja öeldud. Vestlesin siin, juhuslikult sain kokku prokuratuuri pressiesindajaga, kui peaprokurör käis siin samas stuudios selgitusi andmas Ulla Läntsile ja siis vestlesin ka pressiesindajaga ja soovitasin ka, et igasuguste juttude vastu kõige parem relv või tõendus on andmed ja et me peame normaliseerima selle, et meil on mingi andmeseire regulaarne toimub ka, eks ole, et me saame aru, mis need jälitustegevuse mahud on, sellepärast, et ülilihtne on üle väita mingeid asju või suuremaks rääkida, sest et tegemist ongi mõnes mõttes nagu hirmutava asjaga, aga siuksed nagu andmestikud kindlasti aitavad kaasa, kas see peab olema kõik avalik, see on eraldi võib-olla vaidluskoht, aga see teada juba, et kapo komisjonis andmete põhiselt nii-öelda arutletakse midagi, on suur samm edasi. Minu arust on seda kogu aeg tehtud, mina olen küll käinud ka varasemalt
parlamendis tutvustamas neid kogutud andmeid ja minu mäletamist mööda need ei olnud mingisugused, ühesõnaga avalikus ruumis on need ma tean ka neid, ma olen ka näinud julgeolekuasutuste neid jälitusaruandeid, aga jällegi, et kuidagi nii-öelda praegu väga paksuks läinud nagu õhku klaaritada, et siis igasugused andmed, igasugune nii-öelda teaduspõhine lähenemine valdkonnale tuleks kindlasti pingete leevendamisel ka kasuks. Kindlasti tuleb ja üks asi, mis tegelikult on veider, ma küll ei saa aru absoluutselt, miks seda tehakse, on see Carri Ginteri juhtum, mida ta on ka meedias presenteerinud, et kui ta teda pealt kuulati, see teavitamine sellesse poolde ma nagu sisse ei lähe, muidu me läheme pikale, aga see, et lõpuks otsustati talle neid linte kuulamiseks anda ja ta pidi selleks sõitma Pärnusse, tundub nagu veider. Riigiprokuratuurist riigiprokurörid ei sõida Pärnusse lintide kuulamiseks. Uurijad ei sõida selleks Pärnusse, isegi kui seda isikut on Pärnus kuulatud, et see ei tule kasuks sellele. Ja see teavitamise pool on tegelikult ka väga oluline teavitamiskohustus, et kui seda ei täideta, see on seaduses olemas, siis hiljuti siin ka Külli Taro kirjutas suurepärase arvamusartikli, kus ta ütles, et tundub, et nagu õiguskaitses on natuke selline üle nurga laskmise teema, et kui on ajama õiget asja, et siis võib mingite asjadega lasta üle nurga jätta teavitamata ja nii edasi, sest see kõik on kuidagi õiguskaitseteenistuses, et see suhtumine kindlasti on vale. Muidugi on vale selles suhtes, et minul on näiteks olnud ükskord juhtum, kus ma nägin politseipatrulli liikluseeskirja rikkumas. Mis ma tegin? Läksin ja pidasin nad kinni. Millega? Väga lihtsalt. Kas sul on mingi sau põues? Ei, mul ei ole saua. Triibuline? Mul ei ole saua põues. Kaapoka sau? Las see jääb. Kuidas see käis? Ei räägi ikkagi, kuidas? Sellest saaks eraldi saate teha, aga ma pidasin kinni ennast ja... Ennast pidasid kinni? Ei, vabandust, neid pidasin. Kõigepealt pidasin ennast kinni, siis pidasin neid kinni ja selgitasin, et see, et nad on politseinikud, ei anna neile õigust kõrvale kalduda liiklusseaduse nõuete täitmisest, välja arvatud juhul, kui neil on väljakutse ja nad kasutavad siis heli ja valgussignaale. Nad said aru vähemalt sellel momendil, aga see on seesama küsimus, et kui selliseid asju me aktsepteerime, siis me jõuame kuskilt seesama, mida sa kirjeldad üle nurga laskmisele ja see ei tule nagu, sellisel juhul sul ei ole nagu argumente öelda, et me ajame siin õiget asja ja palun usaldage meid, et see õiguskaitse vastu peab olema usaldus ja kui see usaldus hakkab murenema, siis tegelikult on see väga suur probleem, sest spioonid on vaja jätkuvalt kätte saada, kes meie vastaseid operatsioone planeerivad, igasugused varganäod ja telefonikelmid on vaja kätte saada, kõik on ilmselt sellega nõus, aga kuidas sa neid kätte saad, kui sul ei ole nagu töövahendeid? Usaldus on selgelt praeguses nii-öelda keskkonnas ka julgeoleku mõõtmega ja kui seda usaldust õõnestatakse, siis õõnestatakse Eesti julgeolekut. Jaa, aga me peame edasi minema, et muidu me võiks sellest eraldi täitsa saate teha. Oluline teema. Absoluutselt. Aga jälitamist kardab ka Putin. Uudised selle kohta, et Putin on muutunud järjest paranoilisemaks ja kardab siis eliidi võimupööret, kardab enda jälitamist ja väidetavalt need piirangud internetile Moskvas ja Piiteris ei ole tihtipeale mitte nagu sõjaväe või FSB korraldatud, vaid Putini siis ihukaitsjate FSO, mis on siis ihukaitseorganisatsioon, nende korraldatud selleks, et siis minimiseerida võimalikku ohtu Putinile. Eks me seda lähiajal näeme. Venemaa on selles suhtes muutunud ka paranoiliseks. 2 Venemaa füüsikut mõisteti süüdi, kes osalesid hüperhelikiirusega rakettide väljatöötamises. Mõisteti süüdi riigi reetmises, määrati 12,5-aastane vangistus neile. Ja üks nendest teadlastest on 82-aastane ja teine 71-aastane. Et päris karmid karistused väidetavalt teise poole väitel tegemist tavapärase teaduskoostööga. Need hirmud on üleval. Aga kui Putin kardab atendaate, siis tegelikult Trumpile korraldati atendaadikatse. Siis sellel õhtusöögil meil lihtsalt pole vahepeal saadet olnud. Ja siis see kahtlustatav peeti kinni ja tegelikult nüüd see eile tuli uudis selle kohta, kuidas esmaspäeval siis ihukaitsjad sattusid Valge Maja lähedal veel ühe tüübi otsa, kes käitus kahtlaselt, oli relvastatud ja asus tulevahetusse siis
ihukaitse või salateenistuse agentidega, et peeti küll kinni, haavati ja läheb kohtu alla, et miks see ei tea? Poliitiline vägivald on selgelt kasvanud Ameerikas ja see on selge nagu ohumärk, et võib oletada, et mis nende inimeste peades toimub, kes võtavad relva ja lähevad siis demokraatlikult valitud juhti, eks ole, tapma või ka lihtsalt hirmu tekitama, mida võib olla ka lihtsalt sümboolne lask Valge Maja ees, eks ole, ta tekitab ka mingisuguse õhkkonna. Ilmselt need inimesed mõtlevad, et nad lähevadki Hitlerit tapma, et oma roll on ka igasugusel võib-olla eksalteeritud kriitikal, mis me ju kõik kipume aeg-ajalt hüperboolidesse ja võrdlema teinekord inimesi, kes seda võrdlust ei vääri objektiivselt Hitleriga samamoodi. Minu jaoks see juhtum näitab seda, et Valge Maja välim perimeeter töötab, et Valge Maja valvamine ei alga ainult pääslast, vaid neid objekte valvatakse ka väljastpoolt. Mis tundub teinekord, kui ma vaatan diskussioone Euroopas või ka Eestis, tundub nagu arusaamatu, et salateenistuse agendid liiguvad kusagil tänaval ja vaatavad, et keegi ei ohustaks seda objekti. Seal pressiõhtusöögil väidetavalt ei kontrollitud hotelli sisenejate ID-sidki, et seal oli natukene nadi selle asjaga nagu nähtus, aga ilmselt... Nad saavad paremaks. Ilmselt, neil on olnud tohutult nüüd õppusi. Jaa, on. Trump teatas 5000 USA sõjaväelase lahkumisest Saksamaalt, mis on tekitanud Saksamaal siis erinevaid tundeid, osad ütlevad, pole hullu. Samas on mingisugused väikelinnad kaotamas sissetulekut, sest USA sõjaväelased ja nende pereliikmed kulutavad nendes paikades ja seda nähakse probleemina. 2020. aastal plaanis Trump Saksamaalt ära viia 11 000 sõdurit, nii et praegune kulu on väiksem. Lisaks sellele on nad vist tühistanud ka keskmaa maa-rakettide siis süsteemide, mis lasevad maa pealt Tomahawk-rakette ja nii edasi, planeeritud toomise Saksamaale. Nüüd juhul, kui need väed siirduvad kuhugi ida poole, siis ma väidan, NATO heidutus sellest sammust kasvab. Ma väidan, et Saksamaa ongi ülerahvastatud USA sõduritega ja USA kongress iseenesest on pannud täitevvõimule ka piirangud sel aastal peale, et nad ei tohi tegelikult pikaajaliselt alla 80 000, mis see number seal oli, USA sõduri jätta Euroopasse, et peab olema heidutus tagatud. Iseasi, kui palju Trump siukseid piiranguid nagu jälgib. Aga põhimõtteliselt maailma lõpu hüüeteks ei ole nagu põhjus seda enam, et protsentuaalselt see 5000 ei ole määrav. Ütleme niimoodi, et tegemist on siuke kiusliku sestiga ilmselt Trumpi poolt. 5000 sõjaväelast, Saksamaal on 82-83 miljonit inimest. See 5000 sõjaväelast on piisaka merest. Tõsi, ta saadab vale sõnumi Putini suunas, Venemaa suunas. Oleneb see, mida sa mainisid, kuhu need paigutatakse. Aga ütleme niimoodi, et katastroof see pole. Saksamaa on ise teatanud oma mingi mitmekordsest Zeitenwendest ehk taasrelvastumisest. Saksamaa kaitse-eelarve on Euroopa Liidu suurim, Euroopa suurim üldse, on möödunud ka brittidest, aga eelarve ise ei taga seda kohest väekasvu ja võimekasvu. Nagu siin droonide juhtumil rääksime traumade arenduspotentsiaalist, et see trauma ka meenutab Saksamaale, et neil tegelikult on olemas relvastuses Tomahawkidega sarnanevad süsteemid. Aastaid on eiratud, nüüd viimased 4 aastat vähemalt on eiratud ekspertide üleskutseid nende süsteemide laskemoona ja laskeseadmete arvu kasvatada, seda pole tehtud. Et mis on Euroopa heidutuse suur probleem, et üks asi on teha tõrje rakette, aga teine asi, mis heidutus tegelikult mõjutab, on teha arvestatava laskeulatusega rakette, mis suudaksid Venemaal neid vibulaskeid tabada ja sellega ei ole tegelikult tehtud, see võib-olla tõuseb nüüd päevakorda. Ma arvan, et see sama, kuhu sa jõudsid, et see 5000 sõjaväelase lahkumine Saksamaalt, ilmselgelt tegelikult ei mõjuta Euroopa julgeolekut mitte kuidagi. Selles suhtes, aga ta sunnib Saksamaad võtma oma rolli tõsisemalt. Ja ma arvan, et Saksamaa oma kaitse ülesehitusel 2-3 aasta perspektiivis
tegelikult võidab sellest, sest see sunnib neid tegutsema ja USA ei saa kindlasti kõiki baase Saksamaalt välja viia, sellepärast et ta ise vajab neid operatsioonideks mujal maailmas. Et see 5000 on tegelikult selline kirjuta mulle palun Baltic Sentineli arvamusartikkel, ma levitan seda Saksamaal, eelmised on olnud väga menukad. Ja mul on palju saksa sõpru jätkuvalt. Kas sa ise saksa keelt räägid? Ka Balti sakslaste. Ma kunagi 80ndate lõpus, kui esimesed telekanalid hakkasid Eestis levima, siis Lõuna-Eestis vaata Soome kanaleid ei olnud, siis olid RTL ja Pro7 ja Sat Nats. Ja nüüd need telekanalid käivad sul külas. Käivad mul järgi. Vaata, kus. Ja on väga tore ja ma olen neile seda lugu rääkinud, et näete, et 89. aastal vaatasin RTL ja õppisin natuke saksa keelt. Rootsi valitsus teatas väga huvitava uudise ja väga olulise uudise meie piirkonnale. Nad kavatsevad välisohtude ja väliskeskkonna tõttu luua välisluureteenistuse. See on väga suur samm tegelikult, mida rootslased teevad ja mõnes mõttes rootslased on, kui me räägime siin, et Eesti teeb hästi palju, siis tegelikult rootslased on teinud mitmeid asju vaikselt, aga pidevalt ja see välisluure loomine on minu arvates väga märgiline mentaalne muutus. Selle välisluurega on Eestil oluline head kontakte saata, sest vist Rootsi saatis üles nüüd ka esimese luuresatelliidi ja saadab neid veel. Soomest ostetud piltluure satelliidid ja seda piltluure teenust on meile hädasti vaja, eriti kui USA-ga peaks kitsaks minema. Praegu on Rootsis on ju Säpo, mis on siis meie kaitsepolitsei analoog, natuke teised ülesanded küll. Siis on FRA, mis tegeleb signaalluurega ja siis on MUST, mis tegeleb sõjaväeluurega ja nüüd siis välisluureteenistus. Soomest ka luurega seotud uudis või sellise julgeolekuga seotud. Soome kaitsepolitsei tegi esimest korda avaliku väga mastaapse värbamiskampaania, mille tulemusena kandideeris neile tööle 3000 inimest. Ja huvitav oli see, et seda ei tehtud mingite CV online portaalide elektroonselt, et selleks, et elektroonselt jälgi ei jääks, tuli avaldused saata postiga. Nagu nägime, Kaapo aastaraamatust rääksime vist eelmine saade ja seal oli ka näha, et Kaapo otsib värskemaid lähenemisi värbamisele. Briti luureteenistused kasutavad näiteks näitlejad oma värbamisvideotes, et kõik otsivad tegelikult võimalusi parimaid ajusid. Keegi näitlejaid ei julge värbamisvideos kasutada, sest see on teater ja sa hakkad seda kritiseerima. Kaapo aastaraamatu ju luges Sergo Varres väga hästi sisse ja seal nagu kriitikaks põhjust ei näe. See on suurepärane. Et võiks teha äkki ka näitlejatega Kaapo mõned värbamisvideod. Väga hea mõte. EMTA juhina, see on Eesti Maksu- ja Tolliameti juhina, jätkab Raigo Uukkivi. Tuli uudis minu arvates väga hästi hakkama saanud. Kõige muude asjade kontekstis Soome visiidil välja öeldu põhjustas taas avaliku tüli presidendi poolt siis välja öeldu ja president pidi hakkama selgitama, mida ta siis täpselt mõtles. Ja ma saan aru, et seal tegelikult suur probleem on ikkagi see, et inimesed tunnevad ühelt poolt ühte, teiselt poolt teist ja Eestile tuleb väga suureks kasuks, kui inimesed omavahel väikeses Eestis suudavad rääkida ja läbi arutada asjad. Ja kokkuvõttes on meil sõnavabadus ka presidendil. Ka presidendil. Algas õppus Kevadtorm. Sellega on edetabel läbi. Väga tore, et hakkas. Lähme esimese teema juurde. Ja esimene teema on Kaitseväe aastaraamat, et Eestis on aastaraamatute kultus ja ma pean tunnistama, et ma tabasin ennast mõttelt, et kui Eesti otsib kärpekohti, et kui aastaraamatud ära jätta, siis see kirjastamine, küljendamine, koostamine säästaks ilmselt nii mõnegi hea miljoni. Et lihtsalt siis kõikidel asutustel, et selles suhtes ühelt poolt on tore, me saame avalikult hästi palju informatsiooni, aga mõneti, ma ei ütle nüüd, et see Kaitseväe raamatu osas on ta liiga palju stratkommi ja mainekujundust, mis on suunatud avalikkusele selgitama, et usaldage meid jäägitult, et see ei peaks nii olema. Et oma tööst rääkida on väga okei, avatus on väga vajalik, taustade selgitamine ka, aga taustade selgitamise kontekstis, kui ma kuulasin kindralleitnant Andrus Meriloo siis pressikonverentsi aastaraamatu tutvustamisel, ma ei saa aru, kust tuleb jälle see 27. aasta.
et ma mäletan, et Kusti Salm ja Kaitseministeerium väga pikka aega rääkisid, et sõda algab 2024. aastal. Ei alanud, mis iganes see põhjus on, et Venemaa plaanid läksid vussi. Kui vaadata praegu, kuidas Venemaal Ukrainas läheb, Ukraina teatel viimasel kuul nad vabastasid 155 ruutkilomeetrit rohkem, kui venelased suutsid vallutada. No ma ei tea, kust võtab Andrus Merilo ja Kaitsevägi selle, et aastaks 2027 ehk järgmiseks aastaks on Venemaa oma ründevõimekuse taastanud. Venemaa on Ukrainas ära põletanud Nõukogude Liidu aegse mobilisatsiooni varu, mida nad kogusid 1945. aastast alates. Nad on selle ära põletanud 4 sõja-aasta jooksul. Tuua välja, et aastaga suudetakse taastada mingisugune samalaadne võimekus, on, ma arvan, kas nagu kergelt pahatahtlik, nagu ebapädev või mina näen seal taga väga selgelt sellist eelarve põhjendamist, et miks me vajame rohkem eelarvet ja kui me vajame rohkem eelarvet ja rohkem mürske, siis ohupilt ei saa ju olla madal, et oht peab olema vähemalt kõrge ja ma olen näinud ka selliseid ohupildi korrigeerimisi vastavalt vajadusele ja ausalt öelda on see pisut nagu tülgastav, et me peame valmis olema, me peame investeerima, aga nagu väita Kaitseväe poolt nagu mainekujunduskampaaniaga, et aastal 2027 algab, praktiliselt algab sõda, aga Kaitseväe juhataja siiski magab rahulikult, kui meile Himarseid ei tarnita. See on veider. See on väga veider ja muide ka see, mis iganes innovatsiooniväejuhatuse juht Peets ütles seal kõrval, et Ukrainas on mõtet droone osta ja drooni komponente, aga meil ei ole. No kui Kaitseväe juhataja ütleb, et 2027. aastaks me peame valmis olema, siis kas ajab Ivo Peets ajab nagu pisut imelikku juttu või siis kindralleitnant. Mina ei saa aru, sina saad. Mulle meeldib, et sa oled käre ja nõudlik, siis mina saan olla leebe ja sõbralik vahel. Et sa viitad siis ilmselt Andrus Merilo programmilisele artiklile aastaraamatus Võiduks valmis Kaitsevägi. See on, ühest küljest tekib küsimus, kellele see on suunatud. Seda teksti lugedes mulle tegelikult tundus, et see on suunatud Kaitseväele. Et tehakse nii-öelda kaitseväelaste mobiliseerimise harjutust avalikkuses. Tekkis ka küsimusi, et kuivõrd argumenteeritud on see 2027. aasta. Siin Merilo ise ütleb, et see on tema enda hinnang. Ja ta ütleb, millal see tugineb? Selles suhtes, et tegelikult ei ole võimalik aru saada, millal see tugineb. Ja ta ütleb ka, et ta näeb, et kaitseväelastel on väga tähtis ülesanne hoida ühiskonna valvsust. Mina arvan, et kaitseväelastel tegelikult sellist ülesannet ei ole. Kui valvsust on vaja hoida, siis seda tuleks teha hästi faktipõhiselt, täpselt nende kalkulatsioonidega. Siin on Merilo on esitanud, eks ole, võiduvalemi, mis on põhimõtteliselt väga hea valem. Sisaldab olulisi asju, aga arvatud vastase puruks pommitamist tema enda territooriumil, mis on Koorti doktriin, nii et ma imestan, et sa oled kindral Merilo. Aga ei ole seal kindlasti nimetanud. See on väga õige. Sellest ma väga kiidan. Kaitsevägi peaks selle vea parandama ja järgmine kord viitama sellele kui Koorti doktriinile, et saame ka märksa parema vastukaja. Seda iseenesest ma ei usu, et eelarvet manipuleeritakse, sest eelarve otsus on olemas ja see eelarve on suurem ju isegi kui Michal lubas, eks ole, 5,4% vähemalt siin. Süües kasvab isu. Ja julgeolekupoliitika alustes kirjutati veel 5% sisse. Kui me planeerime moona ära ja kõik need asjad, selle 10 miljardit, millest räägitakse, siis me avastame, et mingid võimed jäävad sealt ikkagi välja. Aga minu küsimus ongi see. Oleks ka ideaalis neid saada, milleks on vaja lisaeelarvet.
ja see on täpselt täidab seda sama eesmärki, aga minu küsimus ongi see, minu küsimus ongi see, et kas see meie arutelu praegu siin ei ole natukene valepidi. Et kui Kaitseväe juhataja tõesti suudab avalikkusele ära tõestada, et noh, et nüüd ongi mingisugune ohuaken, siis mina väidan, et võib-olla tulekski kasutada eelarvet, aga see peaks käima siis ka koos selle eelarve taotlusega. Praegu ma seda tegelikult taotlust ei näe, ka olles nii-öelda uurinud nii-öelda Kaitseministeeriumi meelsust ja Kaitseväe meelsust, ma tegelikult ei näe seda taotlust, et siis mindaks mingit probleeme lahendama. Näiteks droonikaitse probleeme. Minu arvates on meil olemuslik probleem, kui siin Carri Ginter ja paljud teised räägivad prokuratuuri kontrollimisest ja tsiviilkontrollist. Kus on Kaitseväe tsiviilkontroll? Kui Kaitseväe juhataja ütleb sisuliselt välja, et 2027. aastal algab sõda ja me peame selle kiiresti võitma, mis on jumala õige. No ta ei ütle, esiteks sa liialdad, ta ei ütle seda. Ta ei ütle sõna-sõnalt, ta ütleb seda välja. Tavainimesele võib see nii tõestada. Mina olengi tavainimene. Tavainimene, kes elab tagasitõmbunud provintsis. Ta ütleb välja, et Venemaa taastab oma ründejõu ja me peame olema valmis mustemateks stsenaariumiteks, mis tähendab tegelikult seda, et rünnak võib tulla aastal 2027 kindrali hinnangul. Ja nüüd on minu küsimus. Muidugi, iga kindral, iga kaitsevägi peab tahtma võita sõda kiiresti, aga kui me ei võida sõda kiiresti, mis saab edasi? Et minu küsimus on see, et kas kaitsevägi on suutnud peaminister Michalile ja ka parlamendile maha müüa selle, et me võidame sõja kiiresti, selle tõttu pole vaja elanikkonna kaitsesse investeerida. Sest kui me pommitame vaenlase puruks tema territooriumil, siis ju meid ei pommitata. See on naiivne ju, see on täiesti naiivne lähenemine. Selle kriitikaga ma olen väga nõus. Ja on asju, mida meie siin ei saa küsida, küll aga mida on kohustus küsida presidendil, kes on Riigikaitse Nõukogu juht, mida on kohustus küsida peaminister Michalil ja mida on kohustus küsida Riigikaitsekomisjonil. Kust võetakse nagu see, kus on tsiviilkontroll Kaitseväe üle? Kui ma kuulasin seda juttu ja sirvisin seda aastaraamatut, siis minul tekkisid need küsimused. Kus see on see pool? Vahelduseks näiteks jälle pilte, siin on Kaitseväe luurelt, 5 esimest artiklit ongi Kaitseväe luure aastaraamat põhimõtteliselt. Ja siin on räägitud muutustest sõjapidamises ja on mainitud muuhulgas ka seda, et tagalat enam ei ole. Ja võtta seda, siis järku on elanikkonnakaitse järgi seda järeldust tahaks ka näha, kas või mingites nagu kitsastes valdkondades, droonikaitse ja nii edasi, sõjalise planeerimise osana tulevikus ja lähitulevikus ka. Mis seda 27. aastat puudutab, siis neid pakkumisi, see on nagu bingoloto, et siin on, sa võid iga aasta kohta leida ühe Kaitseväe juhataja või sõjaväelase või ametniku, kes on midagi väitnud siin Läänemere riikides vähemalt. Aga küsimus on selles, kus see fookus peaks olema, et fookus peaks olema sellele, et kus me ise oleme 27. aastaks. Mis me kaitsevalmiduses nagu paremaks läheb, kui meil on tunda, et me siseneme siin, nagu Meril on ka korduvalt ütelda, eks ole, natuke keerulisemasse aega, kus on siis need erakorralised nii-öelda Kaitseväe sisesed valmiduse tõstmise meetmed, et sinna alla kindlasti läheb ajateenistusreform, mis on praegu käimas ja mille tulemusena meie alaline valmidus tõuseb. Aga ka muus osas meil peaks siis pigem olema, ma tahaks lugeda Merilolt aruandlust selle kohta, et kus me 27. aastal täpselt oleme, et ma saaks aru, et mis see progress on. Tema siin kirjutab, et ta veel kirjutab, eks ole, seda nagu kava, et ja selles osas, kui sa räägid tsiviilkontrollist või poliitikute kaasumisest, et siis selles osas tegelikult oleks vaja, kui nüüd riigikaitse arengukava tuleb ka valitsusse lõpuks, oleks vaja poliitilist arutelu, kaitsepoliitilist arutelu, muuhulgas selle osas, kuidas ikkagi tagada elanikkonna ja selle nii-öelda tagala, mis on fiktiivne, niikuinii Balti riikidel olnud kogu aeg. Ukrainas võisime rääkida tagalast, meil seda pole kunagi olnudki. Et selle kaitstust ka drooniohu vastu, elanikkonna kaitset, meetmete toimimist, elutähtsate teenuste kaitset, kus formaalselt just kui Kaitseväel on maakaitsestruktuuri kaudu roll,
aga vahendeid sinna väga ei ole planeeritud ja plaanid on ka sellised segased. Kui ma käin ka mingite elutähtsate teenuste ja riigikaitseobjektide valdajatega rääkimas, siis ma hästi aru ei saa, et kuidas seda kaitset teostada. Mina võtaks küll, et peaminister võtab selle asja ikkagi enda südame asjaks ja minu jaoks siit aastaraamatust, siin on väga palju häid asju, väga palju on tehtud, Kaitsevägi on kordades paremini valmis kui 3 või 4 aastat tagasi. See on suurepärane töö. Aga tulla jälle lagedale selle jutuga, et sõda algab sellel kuupäeval, nii nagu ma ütlen, mõni aasta tagasi sisendati intervjuudes, et aastal 2024 on see kriitiline hetk, mil me peame olema valmis, mis ei paista tuginevat mitte millelegi, sisetundele, mis on teinekord ka väga oluline. Aga minu jaoks on ikkagi see, et lugupeetud peaminister, hea riigikaitsekomisjon, hea Kalev Stoicescu, võtke ja küsige, teil on kohustus seda küsida ja kohustus küsida ka seda, mida me oleme varasemalt rääkinud, kas Kaitsevägi tegeleb väekaitsega või tegeleb Eesti kaitsega. Et see on väga oluline mentaalne vahe ja minule siit aastaraamatust ei paista Eesti nagu terviku kaitsmist. Ja kui ma kuulan nagu mõni aeg tagasi, kui oli see drooni intsident, eks, et kui peaminister, kapojuht, kaitseminister ja siseminister andsid intervjuu drooni intsidendi kohta, siis mingil põhjusel otsustas Kaitsevägi teha eraldi nagu selle pressikonverentsi peale peaministri pressikonverentsi, mis oli ääretult veider. Et kas meil ei ole mingisugused ühed sõnumid ja siis Kaitsevägi ei olnud rahul sellega, et neid ei kaasatud sinna selle laua taha, peaministri laua taha ja nad otsustasid teha eraldi. Ei, saate aru, kaitseväelased, te olete osa Eesti riigi aparaadist, te ei ole mingi eraldiseisev tükk ja teie üle peab olema tsiviilkontroll ja minu jaoks seda täna ei paista. Tahaks näidata ühte pilti siin veel vaatajale, siin on pildi peal on õhupall ja see on Kaitseväeluure üks artikkel, mis räägib õhupallide ja kasvanud rollist sõjapidamises. Mul on lihtsalt emotsionaalne side selle teemaga, kuna kui need õhupallid hakkasid sinna Vilniuse poole lendama, siis me tegime ka uuringu kaasates siin kohalike õhupalli lennutajaid, et modelleerida ära, et mis tingimustel saab Eesti neid näiteks sõjategevuseks kasutada. Et sellised tähelepanekud, küsimus ei ole ainult rahas, eks ole, küsimus on ka, et kuidas me tekitame asümmeetrilisi odavaid, eks ole, lahendusi selleks, et vastast ka hävitada. Et kui me siin räägime kaitsekuludest, räägime 24. aastast, tookord ei öeldud, et sõda tuleb, vaid seda öeldi, et me peame olema valmis ja tegelikult riigikaitse arengukava ütleb iga kord, kui valitsuses käib, mis aastaks peab olema sõjaks valmis. See on nagu tavaline kaitseplaneerimise osa. Küsimus on selles, et minu arvates ka ütleme, Kaitseväe valmiduse tuunimine ei peaks käima avaliku aastaraamatu lehekülgedel. Et see võiks käia kuidagi niimoodi, et kõik meedia ei ole seda täis. Et meedia kaudu survestada kaitseväelasi paremini kaitseks valmistuma, et see on natuke imelik ausalt öeldes. Et selle valiku osas on kindlasti küsimusi, mis ma tahaks veel näidata. Siin paari artiklit, et rääkida aastaraamatu sisust ka. Sõjaväeluure siin artiklis sisuliselt tunnistab, et neile tuli Zaapad 2025 ootamatult. See on tsitaatsid, see ei ole nagu parafraseering. Ehk siis ja 25. aasta kevade luureraamatud ei näidanud, ei rääkinud Zaapadi õppusest. Mis näitab, et meil on ka, eks ole, eelhoiatuses ka arenguid, selles ohu nagu pildi arusaamas arenguid. Et kuidas nagu selle pealt jällegi, eks ole, öelda, mis täpselt järgmine aasta toimub olukorras, kus me tegelikult ei tea, milline see loodav vägi tegelikult olema saab. Et tahtmata mõnes plaanis ikkagi manipulatiivne, sellega ma olen nõus. Ja, aga lähme siit kohe, katame teise teemaga kohe ära, mis puudutab sõda Ukrainas. Selle sama Zaapade juurest on hea edasi minna, et tegelikult siin Ukraina presidendi administratsiooni juht Kirilo Budanov on lubanud Moskvale strateegilist üllatust. Seda tundub, et ei ole veel saabunud, võib-olla see oli seotud 9. maiga. Me ei tea seda, täna on, kuulutati siis Putini poolt ühepoolselt välja relvarahu, millele Ukraina vastas, kuulutas, mis tänasest oli, minu arust äkki 6. oli Ukraina poolne relvarahu. Olgeme ausad, Venemaa pole mitte kunagi sellest relvarahust kinni pidanud, küll aga ta on olnud väga varmas süüdistama Ukrainat, kui see relvarahu rikkumisele vastab. Ja see on tüüpiline Venemaa tegevus ja pole mitte mingit kahtlust, et nad teevad seda ka seekord. Jah, Ukraina olukord on praegu ja võimalus, mis on tekkinud nüüd seoses sellega, et neil on tekkinud teatud õhu ülekaal nüüd
nende odavate kaugpommitusvahendite ja ka tiibrakettide näol, mis on ilmselt suuretud tootmismahtu kasvatada niimoodi, et see on nagu reaalne oht ja Vene õhukaitsel üle jõu, et on tekkinud olukord, kus Putin peab küsima luba Zelenski käest 9. mai pidamiseks. See iseenesest on ka nagu tore olukord. Ilmselt jah, püütakse nagu vältida seda seda pilti, kus kas või trollimiseks, see ei peagi olema relvastatud droon, mis Punase väljaku kohale ilmub, tõenäoliselt käivituvad evakuatsiooniprotseduurid, ja see oleks sümboolse telesse lükatakse Luike terv või midagi sarnast peale või mingid kangelaslikud kaadrid on ju. Sümboolse väärtusena oleks ikkagi üsna suur mõju sellele asjal, kusjuures mina arvan, et Ukrainal on see kiusatus, sellepärast, et ka Putini sõbral Trumpil on selline, ütleme, edu imago omamine sõprade puhul ka, tugevuse imago omamine hästi oluline ja mulle pigem tundub, et Venemaa elanikkonna kõrval, kus need pinged on niigi juba kehvaks läinud siin sidepiirangute osas pärast, mida sa mainisid, aga ka eelseisva terenduva võib-olla toimuva mobilisatsiooni valguses, et on kiusatus ka Ameerikale nii-öelda Trumpile mingisugune teleshow seal korraldada. Nüüd on Ukraina teinud kavala vastukäigu ja ütelnud, et nemad kuulutavad relvalahu välja juba 6. maist. Tänasest. Ja kui Venemaa seda rikub, eks ole, siis ei ole alust, et nad delegitimeerivad selle Venemaa väite, et mingi relvalahu on justkui võimalik ja see näitab ka pigem, et nad vist otsivad võimalust selle 9. mai ärajätmiseks. Ja on ju üks asi, või ütleme 2 asja, mis selle paraadi puhul siis on. Üks asi tehnika puhul on see, et seda tehnikat liiga palju ei ole. Teine küsimus on see, et kui seda tehnikat jagub paraadile, miks teda rindele ei jagu. Ja 3. asi on see, et mis sa neid vanu asju seal näitad, sellepärast et kui sa kogu aeg näitad T-34 tanki, siis see mingi hetk enam ei mõju selliselt, et ongi pigem, et mis see vana risu siin sõidab, et oli küll omal ajal, aga kus nüüd on, kus on Armata, mis pidi tooma nagu mingisuguse läbimurde, ei ole neid ei lahinguväljal tootmisel ega paraadil, aga üks eriti huvitav asi on see, et venelased ütlesid ka, et sõjakoolide kursandid ei osale selle aasta paraadil, mis näitab tegelikult probleemi Venemaa ohvitserkoosseisu komplekteerimisega, et sa ei saa riskida sellega, et sa tood nad väljakule ja nad saavad näiteks surma. Ja teine asi on see, et sul ongi neid vähe, peavad õppima selleks, et võimalikult varakult rindele minna. Mobilisatsiooni väljakuulutamist me tegelikult ei tea, kas seda tuleb või ei tule. Loomulikult Putin tahab seda vältida. Räägitakse seda, et kui varem oli 6 aega või 2 nädalat väljaõppe selleks, et rindele jõuda, siis nüüd on see alla nädala juba. Ja sellel on 2 põhjust. Esiteks on see, et kogu aeg on kriis, et inimesi on kogu aeg rindele vaja. Ja teine põhjus on muidugi see, et kui sa nad kohe surma saadad, eks nende selliste liharünnakutega, selleks, et avastada vastase laskepesasid, siis neid ei olegi mõtet välja õpetada. Mis sa neid õpetad välja, kui nad kohe surma saavad? Pole mõtet investeerida, pole mõtet aega raisata. Ja see on see põhjus ka üks põhjustest, miks nad lähevad kohe rindele. Aga igatahes peale 9. maid mina arvan küll, et mingisugune muutus Venemaal tuleb. Enne 9. maid seda märgiliselt ei tehta. Peale 9. maid mobilisatsioon ei ole sugugi välistatud, pigem on see prognoositav. Ja teine asi, selle Iraani kontekstis, eks Putin vaatab ka, kuidas Trumpil Iraani sõjas läheb. Ja naljakas oli muidugi selle Hekseti avaldus, et kuigi tulevahetus Hormuzi väinas käib, siis vaherahu jätkuvalt kehtib Iraani ja USA vahel, mis näitab, et ka USA tegelikult tahab kokkuleppele jõuda. USA on sellest väsinud, nad on maailmamajanduse tuksi keeranud selle koha pealt ja nad tahavad sellest väljuda, nii et ma arvan, et jaanipäevaks tegelikult meil on Hormuzi väin lahti. Ja saate lõpuks tahaks veel pöörduda korraks selle meil elavat arutelu tekitanud Kaitseväe aastaraamatu poole, näidata siin kindlust andva meetmena ühte pilti vaatajatele, kus on siis Briti brigaadi soomukid raudtee peal ja neid võetakse maha mitte raudteejaamas, vaid nii-öelda suvalisel metsavahelisel platsil. Et esiteks väga hea oli siit lugeda kinnitust, et see Briti brigaad tõesti tuli tervikuna siia eelmine aasta, et see suudeti see operatsioon suhteliselt valutult läbi viia ja et meil on mõeldud siis ka sellele, kui sõja korral
ka tugevduste korral, eks ole, enne sõda umbe lähevad meie logistilised sõlmed või neid häiritakse näiteks droonidega. Et see selline paindlikkus näitab ka, et meie kollektiivkaitse valmiduses ka tegelikult hoolimata siin erinevatest USA signaalidest, mingid arengud on väga julgustavad. Ja, aga selle julgustava arenguga tõmbamegi saate kokku, et suur tänu vaatamast, jälgimast. Meie jälgime olukorda, toome taas teieni oma märkamised ja tähelepanekud. Turvalist päeva!